tere tulemast vaatama ja kuulama meie Ärikinnisvara podcasti. Oleme täna jõudnud siia 24/7 Office'isse. Siin on vägev podcast stuudio. Kes ei tea, kus on Manta maja, siis palun guugeldage või küsige oma kinnisvaramaklerilt. Täna on meil külas Aleksei, kes on Uusmaa ärikinnisvaramaakler ja ta räägib meile kaubandus- ja teeninduspindadest. Tere, Aleksei! Tere! Sa tegeled kaubanduspindadega. Kuidas meil tänane olukord on? Alustaks sellest, et mis on kaubanduspind. Et kaubanduspinnad ja teeninduspinnad on kahte liiki. On tänavakaubandus ja on kaubanduskeskused. Et tänavakaubandus ehk siis sellised pinnad, mis asuvad esimesel korrusel, kus kaupmehed müüvad siis oma kaupa või oma teenust klientidele. Sellised pinnad, siis nende sellised märksõnad on esimene korrus, on suured vitriinaknad, on eraldi sissepääs. Sellised pinnad asuvad tavaliselt kas maantee ääres kuskil, kus on käidavad kohad, kus inimesi liigub, kesklinnas, südalinnas, vanalinnas ja näiteks mere ääres. Et või sellised kvartalid on ka tekkinud nagu Plessner või Telliskivi kvartal, Uus-Veerenni, seal, kus on palju inimesi, kes elab ja esimesel korrusel siis kortermaja esimesel korrusel on siis kaubandusteeninduspinnad. See kortermaja alune äripind, ma saan aru, et see on siis mitte sellepärast, et seda oleks väga sinna vaja, vaid see on nõuete pärast. Jaa, üks asi on nõue, teine asi on see, et inimestel, kes seal korteris elab, et neil oleks mugav, et nad saavad seal esimesel korrusel põhimõtteliselt oma majas osta mingit kaupa või käia juuksuris või kosmeetiku juures. Et see on lihtsalt mugavuse. Et teenused oleks kohe kättesaadavad. Et lihtsalt mugav, et ei pea kesklinna sõitma või kuskile kaubanduskeskusesse. Jaa. Aga mis siis teeb ühe kaubandusettevõtja edukaks? Miks mõned saavad ilusti hakkama ja teised ei saa? Nagu kinnisvaras on, et asukoht on kõige tähtsam. Et edukaks kaubanduspinda teeb see, et kus ta asub. Et kui ta asub siis näiteks nähtavas kohas, kus inimesed seda näevad, seal on mugav parkida, kas parkimisvõimalus on kohe seal äripinna ees või on kuskil suur parkimismaja kõrval, et siis on kliendile sinna mugavam tulla, et siis see on üks faktor. Teine on reklaam fasaadile, et kui on fasaadil ette nähtud koht, kuhu saab reklaami paigaldada ja seda näevad, siis kõik, kes mööda kõnnivad, see on ka hea argument. Kas seda reklaami fassaadile, kas seal on mingisugused nõuded, et kui suur ta võiks olla, väike, kas seal on mingisugused reklaamimaksud, kuidas see pool on, oled sa sellega kokku puutunud? Nõuded on selles mõttes, et kui on täitsa uus arendus, siis arhitekt või arendaja on ette näinud siis näiteks ühe äripinnale mingisugust kohta, kuhu saab paigaldada seda reklaami või seda ettevõtte logo. Et kui see reklaam, siis on lihtsalt mingi ettevõtte logo, siis ei pea selle eest reklaamimaksu linnale nagu maksta. Aga kui on reklaam, kus on mingi sõnum või telefoninumber või mingi sõnastus, mis kutsub nagu ostma, et siis peab, nagu ma aru saan. Ja see märgitakse siis lepingusse, lähme nüüd lepingute juurde. Et sujuvalt küsin siia kõrvale, et kas see reklaami osapool, kas see märgitakse lepingusse ka ära? Tavaliselt kirjutatakse lihtsalt, et kooskõlastada vaja.
et kindlasti kas omanikuga või korteriühistuga, kui see on kortermajas äripind. Jah. Aga kui pikad lepingud täna on sõlmitud, on mingisugune teatud trend? Tavaliselt lepingud on tähtajalised, see tähendab, et nad on sõlmitud mingiks perioodiks. Tavaliselt on 3-5 aastat. See tähendab, et ükski pool ei saa seda lepingut niisama lõpetada, et peab olema mingi põhjus või mingi mingi asi peab olema. Et 3-5 aastat ja kui on suurem kaupmees, mingi suur kaubanduskett või siis on lepingud ka pikemad, 10-15 aastat. Kas see on sellepärast, et tehakse selle kliendi järgi täpselt see äripind, ehitatakse välja? Suuremad investeeringud tulevad peale ja siis lihtsalt. Ja selle maksab kinni siis arendaja või on see üürniku kanda? See on kõik kokkuleppel. Ja kui me räägime täna sellistest kuumadest piirkondadest või sellistest piirkondadest, kus täna kaubanduspinnad väga hästi ei toimi? No on välja kujunenud nii-öelda tänavad, kus toimub kõik ja toimub hästi. No välja toon näiteks Pärnu maantee, seal on hästi palju sisustus- ja mööblisalonge, et esimesel korrusel. Narva maantee, Peterburi tee, et ongi siis nii, et näiteks mööbliettevõtted tahavadki Pärnu maanteele sellepärast kolida juba, et seal on see toetav keskkond, jah? Et seal on teisi samaväärseid nagu ettevõtteid. Või siis võtame mereäärset piirkonda, seal on uued kvartalid tekkimas, Kalaranna, uut kvartal, Noblessner hakkab ehitama teist etappi ja seal esimesel korrusel on ka sellised kaubandusteeninduspinnad eraldi sissepääsudega. Patarei on ka tulemas aastaks 2026. Ja. Et ma saan aru, et seal on ka päris palju kaubanduspindu planeeritud. Ja, seal on ka. Ja kas praegu on see ostuturg on ka olemas? Inimesed tahavad osta endale äripindu või pigem üüritakse? Nii ja naa. On kliente, kes ostavad tänavakaubanduspinda endale oma tarbeks, kui tal on sellised vajadused või võimalused olemas, aga suurem osa ikka üüritakse ja neid ostetakse siis investorite poolt. Kas seal on mingisugune teatud tootlus ka, mida nad juba ootavad alla, mille nad ei osta? No investorid on erinevad, aga selline keskmine on välja kujunenud Tallinnas, et mida siis sihitakse. Et alla 6 või mis see number on? See oleneb piirkonnast, okay. Aga selline 6-7%, ma arvan. Ja on täna turul palju investoreid, kes otsivad, on seda teada? Jaa, päris aktiivne on turg praegu, et investoreid on rohkem kui on pakkumist, tundub nii. No kui vaadata kinnisvaraportaale, siis seal on väga vähe tegelikult häid variante, mida osta. Et paljud pakkumised liiguvadki kuskil kinnises keskkonnas nii-öelda mitte avalikud ja siis need jõuavad ainult läbi kinnisvarafirmade läbi. Et kui keegi soovib osta kaubanduspinda, et siis võib kinnisvarabürosse nii-öelda pöörduda ja küsida. Kas sul on ka mõned pakkumised? Mul on ka, jaa. Meil on kinnine selline baas, kus on palju pakkumisi. Väga hästi. Aga sellega me siis täna lõpetame, täname kuulamast ja kui peaks olema küsimusi, siis Aleksei hea meelega aitab. Ja. Aitäh sulle tulemast siia 24/7 Office'is ja järgmise korrani. Aitäh sulle.